et meil on selline nii-öelda religioosne instinkt, et inimesel on vaja nagu suhestuda millegi nagu kõrgemaga kui ta ise. Juba väikesest peale tal tekkisid kahtlused nagu kogu selle religioosse maailmakäsitluse vastu, mis ümberringi igal pool oli, kaasa arvatud nagu isa poolt. Ja see isa usk tundus talle alati väga selline tühi, selline nagu ma ei tea, mantel, mille sa paned selga, aga see ei ulatu kuskile nagu sügavale. Ka religiooni puhul Jung lähtub ikkagi sellest, mis on selle kõige nagu psühholoogiline tähendus meie jaoks. Kas arhetüüp on siis Jungilt või et räägime arhetüüpidest, et mida üldse arhetüüp tähendab? Kontsentreeritud kujundid mingitest üldinimlikest nähtustest, nagu näiteks ema arhetüüp ja isa arhetüüp ja triksteri arhetüüp. Kiire vahemärkus, tänane vestlus on salvestatud Carl Gustav Jungist ja tegin seda 2019 aasta lõpus ehk juba 6 aastat tagasi. Tegin siis viimati rohkem podcast'e, olen seal natuke noorem, kuid sellised huvitavad vestlused said tookord arhetüüpsest maailmavaatest Carl Gustav Jungist unenägudest salvestatud ja avalikustan nad uuesti siis täna siin enda isiklikul kanalil. Head kuulamist! Tere, Monika! Tere, Riko! Kõigepealt suur aitäh sulle, et tulid Ringi teise hooaja esimesse saatesse. Ütlen siis kohe ära, et selle saate pealkiri või suurem teema on siis Carl Gustav Jung, et sina oled siis meil Jungi seltsist. Ja võib-olla alustuseks räägigi palun, et kuidas sul kontakt Jungiga tuli ja seda oma teed siis Jungini ja võib-olla ka Jungi seltsist natukene? Jaa. Sellega on niimoodi, et eks igaühel olegi Jungiga oma suhe. Ja minu suhe Jungiga tegelikult algas sellest, et minu sõbranna, see oli vist aastal kuskil 1998, kes on nüüd ka analüütik, tema läks, me oleme siis tudengid, tema läks, siis oli selline kool nagu praktilise psühholoogia erakool ja siis seal toimus kursus Jungi unenägudest, mida vedas Gražina Kutaite Leedust. Ja seal olnud seltskond oli väga vaimustunud. Ja see kursus muutis üsna palju nende inimeste elus, kaasa arvatud minu sõbranna elus. Mina ise kahjuks seal kursusel ei käinud, aga ma nägin, kuidas mu sõbranna oli nii sisse võetud sellest, et mul tekkis ka huvi. Ja siis 2000. aastal loodigi nende samade inimeste poolt, kes seal algsel kursusel osalesid, Eesti Jungi selts ja mina liitusin üsna pea pärast seda, vist järsku ka aastal 2001. Ja sealt see tee on alguse saanud ja edasi kulgenud, et siis me juba organiseerisime endale koolitusi. Algselt koolitasid meid Taani analüütikud ja siis pärast seda me kutsusime endale ise koolitajaid siia, analüütikuid ja see on olnud see oli selline väga nagu ise juhitud protsess selleks, et lõpus ka saada analüütikuks. Ja siis sellel on rahvusvahelise organisatsiooni poolt ette antud raamistik, mis nõuded sa pead täitma ja mina siis täitsin oma analüütiku nõuded 2013. aastal. Nii et ma olen analüütik olnud nüüd 6 aastat. Aga mis see tähendab, et analüütik, ütleme, jah? Jah, no üldiselt seda psühholoogia valdkonda nimetatakse analüütiliseks psühholoogiaks või jungiaanlikuks psühhoanalüüsiks. Ja seda juhib selline rahvusvaheline organisatsioon nagu lühendina IAP, mis on siis International Association of Analytical Psychology.
ja kõik nagu nii-öelda maailmas tunnustatud analüütikud on selle organisatsiooni all. Ja analüütika ongi selline nagu psühhoanalüütik, aga meie oleme siis jungiaanlikud analüütikud. Ja see on mis eristab analüütikut psühhoterapeudist, sest psühhoterapeut on ka üks aste kuskil seal, on see, et psühhoterapeudi nagu esmane ülesanne või eesmärk on aidata ravida see psühhoterapeut, eks ole, teraapia seal. Siis analüütiku roll on pigem analüüsida, olla inimesega kaasas, seal ei ole otseseks eesmärgiks inimese ravi, vaid inimese nagu eneseotsingud, eneseuuringud, teadvustamise kasv, individuatsioon ja selle kaudu enamasti tuleb ka nagu teatud raviefekt mingitele igapäevaelu probleemidele, ärevusele, depressioonile, paljudele muudele probleemidele. Ja Jungi peetakse siis analüütilise psühholoogia isaks, või ta on siis looja? Jah, see on väga selgelt seotud Jungi isikuga. Okei. Aga võib-olla ütleme, Jung on enamus inimestele nimena tuttav, ütleme, Jung ja Freud on siis, mis tulevad, ma arvan, esimesena psühholoogiast inimestele meelde, aga võib-olla seal see asi piirdubki, et ma arvan, sellises keskkooli või keskkoolihariduses, et kui sa seda eraldi ise nagu uurinud või õppinud ei ole, siis ei oskagi nagu rohkemat nendele nimedele nagu taha panna, et võib-olla siis rääkida natuke, sest ma tean, et Jung, nad olid siis oma elu esimeses etapis või esimeses pooles nad olid ka siis väga tihedalt omavahel seotud. Nende Jungi ja Freudi suhtes siis ja üks, et neil läksid ka teed lahku, on ju? Jaa, see, mis meile koolis ja ka ülikoolis õpetatakse, on see, et Freud on psühhanalüüsi rajaja ja Carl Gustav Jung oli tema õpilane, kellega nad siis tülli läksid ja siis Jung rajas oma koolkonna nii-öelda. Mis vastab ainult osaliselt tõele. Kõigepealt osaliselt selles mõttes, et paljud teemad, millest nii Freud kui Jung on rääkinud, olid tegelikult õhus juba oluliselt varem. Et nii alateadvus kui ka nagu, Jung küll sõnastas arhetüüpide mõiste, aga samas sellised nagu kujundid selleks olid juba varem olemas. Ja samamoodi nagu nii mõnegi psühhanalüütilise teemaga. Mis tegi Jungi ja Freudi mõnes mõttes edukaks või et miks neist nii palju räägitakse, on see, et nad sidusid selle individuaalse psühholoogiaga, et see ei olnud nagu enam mingi filosoofia, kuidas mõtestada inimhinge, vaid see oli nagu reaalne meetod, mismoodi inimestega töötada, inimesi ravida. Ja Freud oli, eks ole, arst ja tema töötas põhiliselt sellise kontingendiga vähemasti alguses, kes olid niinimetatud tollases kõnepruugis hüsteerilised naised. Jungi taust oli selles mõttes oluliselt erinev, et Jung õppis psühhiaatriat ja läks tööle Burghölzi kliinikusse, mis oli väga selline viljakas keskkond. Jällegi kõik need Jungi assotsiatsioonitestid, selleks, see ei olnud tema nagu isiklik leiutis, assotsiatsioonitest oli ka tehtud varem. See, mida seal kliinikus tehti, oli see, et jällegi neid sõna assotsiatsiooni katseid rakendati
inimeste siis psühhiaatriakliinikus psüühiliselt haigete inimeste diagnoosimiseks ja mõistmiseks. Mis see assotsiatsioonitest endast üldse kujutab, et? No see on selline test, kus inimesele öeldakse erinevaid sõnu ja siis mõõdetakse tema reaktsiooni aega ja ka vaadatakse, millised on need seosed, mis inimene ütleb vastu mingi esimese pähe juhtuva sõna. Ja siis hinnatakse, et mis need sõnad on, mis sellel inimesel pähe tulevad. Ja kuna nad rakendasid seda assotsiatsioonitesti psühhiaatriliste patsientide peal, siis ja seal oli muidugi ka muud seltskonda, siis sealt koorusid välja sellised nagu emotsionaalsed sõlmed mingite sõnade ümber. Ja neid emotsionaalseid sõlmi lähemalt vaadates ja nende üle mõtiskledes sõnastas Jung oma esimese kompleksiteooria. Ja ta oli Jungiga või Freudiga kohtumise ajaks juba avaldanud oma selle sõnaassotsiatsiooni katse tulemused, mis oli tol ajal teaduslikus psühholoogia uurimises väga oluline selline teaduslik samm. Et nad tegelikult olid nagu oma ettevalmistuselt või selliselt nagu positsioonilt üsna võrdselt, kui nad kohtusid. Jung oli tõsi küll 19 aastat noorem, vist oli 19. Et ta oli oluliselt noorem ja nende vahel leidis aset nagu, kui nad esimest korda kohtusid, see oli vist aastal 1907, siis nad vist 13 tundi järjest rääkisid. Ja see oli nagu suur nagu üksteise leidmine, neil oli väga palju ühist, nad nagu sütitasid üksteist ja see suhe kestis neil 6 aastat. Ja selle suhte iseloomustavaks faktoriks sai ka tõepoolest see, et seal kujunes välja selline teatud nagu isa-poja või mentori ja õpilase suhe. Aga sellele, miks see suhe nagu välja kujunes, oli mõlema poolt ka selliseid personaalseid karakteristikuid, see ei olnud mitte ainult vanusevahe, vaid mõlemal oli ka soodumus sellist suhet nagu välja kujundada. Ja eks sellel tülil või lahkuminekul ole ka nagu erinevaid põhjuseid. Kuskilt ma olin lugenud, või kuskilt kõrva jäänud, et nad analüüsid siis üksteise unenägusid ja Jungil siis ta ükseti ei olenud siis enda või ei tahtnud siis enda unenägusi, siis ta arvas, et Freud siis võib neid kuidagi teistmoodi mõista või analüüsida või mis on, et kuidagi oli seda nagu unenägudega seotud see või kuidas, või mis see põhjus seal tegelikult oli? Jah, ma seda infokildu ei tea, aga et see võib vabalt niimoodi olla, sellepärast et ühel tasandil see, millest Jung räägib ka see oma raamatus mälestused, unenäod ja mõtted, on see, et neil olid suured ideoloogilised erinevused läksid järjest suuremaks, et Jung ei saanud enam olla nõus Freudi mingite lähenemistega psüühikale ja sealt ja kui ta siis lõpuks avaldas raamatu liibido sümbolitest, ma täpselt nime ei mäleta, et siis see erines juba nii palju Freudi lähenemisest, et seal ei saanud enam nagu sellist ühist sellist põhja all olla. Nüüd nagu suhte perspektiivist vaadates Jung räägib sellest, kuidas ta kui tema nagu tõi mingeid uusi teemasid või tahtis edasi arendada midagi ja nägi midagi teistmoodi kui Freud, siis ta tajus, et Freud ei võtnud seda tõsiselt, ei kuulanud teda, vaid nägi
igasugust eraldumist või eristumist tema teooriast isikliku rünnakuna, et see on nagu võitlus isa vastu. Ja Jung üritas pikalt sellega kuidagi toime tulla, aga lõpuks ta andis alla ja ütles, et kui nagu kõik edasiarendusi nähakse isikliku rünnakuna, siis ei ole võimalik sealt nagu kuidagi edasi minna. See on nagu teine tase ja kolmas tase on tõepoolest see nende mõlema isiklik kompleks, milles nad olid, et üks on nagu see isa positsioonis ja teine poja positsioonis ja nad omavahel võitlesid ja ei leidnud me võime võib-olla pärast rääkida selle taustadest, aga et sellel tasandil nad ei suutnud ka nagu kooskõla leida isa ja pojana nii-öelda ja pidid minema oma teed. Aga sõna kompleks, et see on päris oluline siin kontekstis, et mida üldse kompleks, meil kõigil on kompleksid ja mis see üldse tähendab? No kompleks on selline nagu emotsionaalselt laetud, sageli traumast põhjustatud selline nii-öelda vana veritsev haav, mis iga kord, kui talle peale astuda, siis teeb väga haiget ja paneb käituma vastavalt sellele haavale, et sa ei näe enam objektiivset reaalsust, vaid sa nagu käitud vastavalt sellele nagu oma kompleksile, see võtab sinu üle, kompleksil on erinevad tugevusastmed, mõni kompleks võtab nagu täiesti üle ja teine kompleks on nõrgem, mida sa suudad juba teadvustada, mida sa suudad nagu kui sa suudad seda teadvustada, siis sul on ka käitumisel rohkem valikuid. Kui sa nagu lased ennast kompleksist üle võtta, siis sa lähed oma mingi teema sisse ja trambid seal jalgu ja suhtled inimestega viisil, mis sulle võib-olla endalegi hiljem piinlikkust valmistab. Aga kas see, ütleme, et kompleks siis indiviidi tasandil ja kas meil on ka, ütleme, komplekse ühiskonna tasandil, et kas sealt ka midagi haakub? Jah, hilisemad autorid, Jung ise kollektiivsetest kompleksidest nagu vähemasti nende terminitega ei räägi, aga hilisemad autorid on rääkinud kollektiivsetest kompleksidest ja eks nad ole samasugused valulised punktid, kus nagu reaalsus kaob ära ja käitutakse vastavalt siis sellele, kuidas kunagi on haiget saadud. Ja lihtsalt praegu meenus, siin on ka juttu olnud sõprade vahel, et näiteks Saksamaal, ütleme, terve see teise maailmasõja järgne, ütleme see sõjast tulenev siis süü või et niisugused kompleksid, mis on siis võib-olla ka nagu niiviisi ühel rahval või mingil kollektiivil on, et jah, kindlasti, absoluutselt. Saksamaal on kindlasti seoses teise maailmasõjaga kompleksid, aga täpselt samamoodi on meil. Et ega me neist keegi vaba ei ole. Ja muidugi oleks suurepärane, kui me ka nagu kollektiivsel tasandil suudaksime nende üle mõelda ja neid teadvustada ja siis jätta mõnes kohas ka käitumata. Aga oskadki võib-olla öelda mõnda, ütleme, et kuidas see kompleksi teadvustamine, et kas see tulebki siis nii-öelda siis sellel analüütilisel läbi selle enda analüüsi või kuidas üldse selle kompleksi teadvustamiseni siis jõutakse? Eks see ole erinev. Mõni ei jõuagi ja meil on nagu palju komplekse, selles mõttes, et kompleks iseenesest on täiesti normaalne psüühika osa, jungiaanlikus käsitluses. Et mõnes mõttes kompleksid teevad meist selle, kes me oleme. Et kui meil kellelgi ei oleks komplekse, siis meil ei oleks ka psüühikas nagu teatud mõttes seda personaalset sisu. Et nad teevad meist selle inimese, kes me oleme. Ja kuidas kompleksist nagu teadlikuks saada üks on see, et või seal on erinevaid meetodeid, aga et nagu igapäevaelus, kui sa nagu komistad kogu aeg mingite olukordade otsa, kus
kus sulle tundub, et ma ei tea, sinuga käitutakse halvasti või keegi ei mõista sind või et sa oled nagu kogu aeg nagu mingis sellises konflikti olukorras teistega või noh, on nagu läbivalt pidev selline olukord, siis tasub mõelda, et mis see ikkagi on. Siis teisest küljest annavad kaasinimesed meile sageli märku, et mis meie kompleksid on ja loomulikult nagu analüüs ja sümboolse materjali analüüs nagu analüüsisessioonidel on ka väga kasulik materjal. Okei. Aga siin mul jäi see koht kõrvu, kus sa ütlesid, et Freud ja Jung siis võtsid selle, ütleme, noh, kuidas need sõnastada, aga sellest filosoofiast siis selle nii-öelda nagu tõid sellest filosoofiast siis nii-öelda nagu teaduse poole, selle psüühika või tõlgendamise või olemuse, aga ma hakkasingi mõtlema siis selle sõna peale üldse alateadvus. Et kust meil, ma arvan, et see on üks väga oluline samm üldse, et meil see alateadvusest rääkimine ja kõik see, et kus üldse see mõiste ja kust me selle alateadvuse võtsime või selle mõistena või siis selle nähtusena. Minu mälu ei ole väga hea kõigi nende tarkade meeste nimetamisel, aga enne Jungi ja Freudi olid sellised targad mehed, paraku ajalugu räägib ainult meestest, tõenäoliselt oli ka naisi, aga et seda alateadvusest on räägitud ka enne. Nüüd, kui me räägime nagu personaalselt, kuidas nagu Jungi jaoks saabus üleüldsegi mingi selline nagu arusaam alateadvusest, siis tegelikult seda võib pidada tema lapsepõlvemälestustest räägitud juttudest, et ta tajus lapsena, et tal on isiksus 1 ja isiksus 2. Et üks on selline, kes on nagu igapäevatasandil toimiv isiksus, tavaline koolipoiss, kes käib koolis ja saab riideid ja tülitseb seal ema-isaga ja nõnda edasi. Ja teine on selline nagu vanem, targem ja ka selline nagu ajastu mõttes kuskile nagu pigem sajandeid tagasi sobituv tegelane ja see dialoog iseenda sees isiksus 1 ja isiksus 2 vahel, neid isiksusi on ka võimalik tõlgendada nagu mitut moodi, aga see oli üks selline isiklik põhjus, miks Jungi jaoks selline alateadvus või ka teadvustamatus on selline tõsiseltvõetav valdkond, sest ta nagu koges seda lapsepõlvest saati väga selgelt. Ja lisaks nagu Jungi enda isiksus 1 ja 2 oli ka tema emal neid isiksusi mitmeid, et ta tajus ka oma ema sellisena, kes oli päeval üks inimene ja öösel nagu hoopis teistsugune või ka nagu erinevatel aegadel hoopis teistsugune ja hoopis sellisem nagu sügavam ja läbinägevam ja selline nagu inglise keeles on sõna spooky, mis see kõhe ja selline kõheda häälega rääkiv teine isiksus, kes näeb sind läbi ja teab, kuidas asjad nagu sügavamal tasandil on. No siit kohe tuli, tal on ka siis see isiksuse tüüpide teooria, et see on mul täitsa võõras maa, et räägi palun sellest isiksuse tüüpidest. Nii suur teema on, jah? See on suur teema, jah. Ma tean, mis nurga alt alustada. No, ütleme nii, et inimesi vaadeldes Jungil kujunes arusaam, et inimestel on erinevad modaalsused maailmaga suhestumiseks. Et ühelt poolt inimesed on nagu introverdid ja ekstraverdid, ehk siis nagu pigem sisemaailmale suunatud
ja pigem nagu välismaailmast stiimuleid vajavad, et see on nagu üks dimensioon, aga siis on seal 4 nagu sellist maailma kogemise viisi, mis inimestel on nagu ühel on üks rohkem arenenud ja teisel on teine rohkem arenenud ja need 4 on siis tundmine, mõtlemine, aistmine ja intuitsioon. Ja need 4 tüüpi on siis üksteisega suhtes, et kui näiteks minu juhtiv funktsioon näiteks on intuitsioon, siis minu nagu kõige alaarenenum funktsioon on aistimine, ehk inglise keeles sensation, ehk siis selle tüpoloogia järgi minu inferioorne funktsioon, kõige vähem arenenud funktsioon on kõige vähem teadvustatud, kõige alateadlikum ja teatud mõttes juhib mind kõige rohkem, sest mul ei ole sellega nii head kontakti kui teiste 3 funktsiooniga. Ja siis need funktsioonid on omavahel opositsioonis, et kui sinu juhtivfunktsioon on mõtlemine, siis sinu kõige nii-öelda alaarenenud funktsioon on tundmine. Ja järelikult jällegi see tundmine teadvustamatul moel juhib sind viisidel, millest sa ise nii väga arugi ei saa, aga nagu intellektuaalsus ja mõtlemisfunktsioon on hästi arenenud ja sellega sa nagu leiad maailmas endale koha ja siis vastavalt, kuidas kellelgi, mis rohkem arenenud on. Okei. Aga siis sa rääkisid, kui Jung oli väikest, ta tajus endas nagu seda 2 poolt ja emas ka siis neid teisi, no ka emas veel mitmeid, et võib-olla et rääkida siis natuke Jungi nii-öelda sellest lapsepõlvest ja tema sellest kujunemisest, et see lapsepõlv või siis see noorukiga või see pere või siis see riik või kultuur, kus me üles kasvame, et see on see tegelikult kujundab meid, laob selle vundamendi, et kes me oleme nagu täiskasvanuna. Et milline Jungil, ta on Šveitsist, aga milline tal üldse see elu, pere ja kõik see välja nägi? Jaa, Jung siis sündis 1875. aastal ja tema isa oli kirikuõpetaja ja tema ema siis oli selline suhteliselt külm, samas nagu kohati nagu väga olemasolev, sõltuvalt sellest, milline isiksus parasjagu ka eesplaanil oli. Ja mida on vähe teadvustatud, aga mille kohta nüüd viimasel ajal on mõned huvitavad raamatud olnud, on see, et Jung sündis pärast vist 3 või 2 surnud eelnenud last. Ehk et Jungi vanematel oli enne teda 2 või 3 surnud last. Ja siis sündis Jung ja siis 9 aastat hiljem sündis ka õde. Ja need viimase aja käsitlused on tegelikult palju rohkem rõhku pööranud sellele, et millist mõju tegelikult võis nagu anda see, et Jung oli sündinud asenduslapsena. See on selline termin tänapäeva, ilmselt mitte ainult psühhoanalüüsis, ka laiemalt. Et need on need lapsed, kes sünnivad kedagi asendama või kes siis hilisemas elus, et kui üks õdedest, vendadest sureb ära hiljem, et siis võtavad nagu selle rolli, kas võtavad ise või neile pannakse selle surnud õe või venna roll ja nad kannavad nagu mitme isiksuse rolli tegelikult. Ja kui see pannakse sulle ka nagu sündides peale ja see on nagu väga alateadlik protsess tavaliselt, mõnikord on see ka väga nagu
nagu teadlik selles mõttes, et sellest räägitakse, et näed, sinu nagu vend suri ära ja siis me panime sulle sama nime ja nüüd sa pead nagu elama ka venna eest, sest tema ei saanud ja sina saad ja mõnikord on see niimoodi nagu välja öeldud. Või ka nagu keegi on nagu tänapäeval on ka, tuleb ette olukordi, kus üks lastest on tõsiselt haige ja siis selleks, et oleks olemas sobivad tüvirakud ja täpselt meditsiinilisi detaile ei tea, aga igatahes on vaja, et oleks olemas samasuguse nagu sarnaste bioloogiliste omadustega teine inimene, kellelt saab võtta siis neid tüvirakke. Et selleks aeg-ajalt arstid soovitavad peredel saada haige lapse järel teine laps. Ja ka sellel lapsel on nagu teine funktsioon. Tema funktsioon on nagu hoida elus seda esimest last. Ja nende laste nagu elu on sellest väga palju mõjutatud. Ja samamoodi asenduslaste puhul, et nad on väga seotud surmaga. Nende elus nad mõtlevad palju surmast, nad on sageli ka depressiivsed, suitsidaalsed, nad nagu ka tegelevad sageli surmateemadega, valivad endale elukutseks mingid sellised sellised alad, kus on surmaga pistmist. Ja neil lastel on väga raske välja kujundada oma isiksust, sest nagu kui vanemal sureb laps, ükskõik mis nagu, kas ta nagu sureb juba üsas või sureb vastsündinuna või sureb natukene hiljem, siis sul vanemana on juba mingid nagu fantaasiad ja ettekujutused, kes see laps saab olema, milline ta saab olema, mida sa koos teed. Ja kui see laps sureb ja seal ei ole piisavalt läbitöötatust või sellist nagu leinaaega, siis ja saadakse ruttu teine laps, mis on ka nagu inimlikus mõttes väga, väga nagu loomulik ja loogiline, et sa nagu kaotad ühe lapse ja sa tahad nagu oma armastust kellegagi jagada ja sa saad nagu kohe teise lapse. Aga kui sul ei ole aega leinamiseks, siis võib juhtuda, et need esimesele lapsele suunatud fantaasiad pannakse teisele lapsele ja see teine laps võitleb läbi elu sellega, et kes ta on. Et tal on väga tugevad identiteediprobleemid. Ja tegelikult üsna suur hulk psühholoogidest kaasa arvatud Jung ja Freud ja Sabina Spielrein ja terve hulk tuntud tegelasi on asenduslastena sündinud. Ja selline nagu pidev otsing mõistmaks, kes ma olen, on tegelikult, ja seotus surmaga, on ka asjad, mis Jungi puhul on nagu väga, väga silmatorkavad. Juba väikesest lapsest peale paelus teda väga surmateema, et räägib oma memuaarides ka sellistest juhtumitest, kus seal keegi külamees sai surma, mis ta oli mingi, ma ei tea, 3 või 4 aastane, ja ta ütles emale, et ma pean seda ilmtingimata nägema. Ja mingid sellised nagu seatapud ja siis oli seal mingi, tema lapsepõlves mingi seik, kus oli üleujutus, tõi kaasa inimohvrid, vist isegi 14 inimest sai surma ja see nagu surma uurimine oli Jungi jaoks lapsena juba nagu äärmiselt oluline. Ja samuti ta räägib sellistest nagu mälestustest nagu et tal oli üks nagu eriline kivi, kus peal ta käis istumas ja siis ta mõtles seda, et mina olen kivi, mina olen mina ja minu all on kivi ja siis ta nagu vahetas selle identiteedi ära ja mõtles, et mina olen hoopiski mina kivi ja seal peal istub keegi ja siis ta sattus sellest kõigest väga segadusse. Et selline nagu identiteedi otsing on ka Jungi nagu varasest lapsepõlvest väga nagu läbiv teema.
ja kui nüüd rääkida ka Freudist, siis ka Freudil ta ei olnud otseselt selles mõttes asenduslaps, et keegi oleks enne teda surnud, vähemalt me ei tea sellest. Aga Freudil suri vend, kui Freud oli umbes 1,5-aastane ja samal ajal surid vist ka Freudi onu ja siis veel keegi sugulane, järsku vanaisa. Et ka tema jaoks on see surmakogemus saanud väga nagu oluliseks faktoriks sellest, kuidas ta on üles kasvanud. Ja selle üks nagu arusaam sellest, miks Jung ja Freud omavahel tülli läksid, oli ka see, et Freudi poolt on näha sellist mustrit, et ta nagu loob väga intensiivseid suhteid, mis lähevad katki. Et Jung ei olnud ainuke, kellega Freudil on sellised suhted olnud. Ja Jungi poolt siis nagu oma teemad, et ka üks põhjus, miks nad tülli läksid, peetakse just nimelt seda faktorit, et nad on mõlemad olnud asenduslapsed. Ja üks oluline nagu teema, mis tegelikult kasvas välja Jungi ja Freudi omavahelisest nagu suhtlusest ja konfliktist, oli see, et Jung otsustas, et edaspidi peaks kõik inimestega tegelevad psühhoanalüütikud, inimestega tegelevad spetsialistid, terapeudid läbima isikliku teraapia, et võtta kontrolli alla nii-öelda see isiklik faktor seal teraapia suhtes. Ja selle võttis ka Freud väga nagu pidas seda oluliseks, et just nimelt nende kahe omavahelisest suhtest ja sellest kogemusest, mismoodi isiklik mõjutab nagu suhtlust ja kahe inimese omavahelist protsessi, et see isiklik faktor on seal nii oluline, et seda ei saa mitte kuidagi nagu kahe silma vahele jätta. Ja see on ka nagu üks väga oluline nagu selline marker, mis on psühhoanalüüsis oluliselt nagu tähtsamal kohal kui muudes suundades, nii nagu freudiaanlikus või klassikalises psühhoanalüüsis kui analüütilises psühhoanalüüsis see, et see isiklik faktor, seda ei saa kunagi nagu lõpuni kontrollida ja seda ei peagi lõpuni kontrollima selles mõttes, et meie isik on töös väga oluline töövahend. See, kuidas me reageerime, võtame vastu mingeid projektsioone ja nendele reageerime, see on väga oluline töövahend, aga me peame sellest teadlikud olema. Et me ei saa seda efekti kunagi ära analüüsida lõpuni, aga me saame sellest olla teadlikud ja seda arvesse võttes, seda inimest analüüsides. Oi, aga nüüd jutt läks nagu nii Jungi lapsepõlvest sa tahtsid. Jaa, mõtlesin, et see oli väga huvitav, see kogu see asenduslaps. Mul just hiljuti kuulsin paar päeva tagasi, et juutidel pidi olema nii, et kui sünnib perre uus laps, et siis ei tohi lapsele panna elus vanaisa nime. Et seal nende ka siis teooria kohaselt siis see vanaisa võib olema ennem ära surnud, kui sa paned lapsele sama nime või ükskõik kelle nimi see nüüd on. Et muidu seal ka see laps satub ka segadusse tänu sellele, et see hing on veel elab, kellele tal on sama nimi. Ja üleüldsegi see asenduslapse teema, kui sa nüüd juutidest räägid, siis tegelikult kogu selle asenduslapse teema nagu tõstiski üles kogu holokausti kogemus ja leinaga toimetulek ja see, kuidas ellu jäänuid kogu see nagu surmaga seotus on mõjutanud ja seal ma jätsin mainimata, üks oluline faktor on ka see, et nendel inimestel on selline ellujäänu süü, survivor's guilt inglise keeles, et nad tunnevad ennast süüdi sellepärast, et nemad jäid ellu. Miks mina jäin ellu, aga teised ei jäänud ellu? Ja asenduslapse puhul, et see asenduslaps võlgneb teatud mõttes oma elu sellele teisele, kes on surnud. Et ta ei oleks tõenäoliselt sündinud,
kui see esimene ei oleks surnud. Et selline pidev süütunne kannab neid inimesi. Ja jah. Aga lapsepõlvest või ütleme sellest noorukeast, et kui ma seda Punast raamatut lugesin, siis Jungi nendest, ise nimetab müsteeriumiteks või nendest, mis ta seal oma alateaduses siis nii-öelda käis neid pilte või nägemusi saamas, need olid tal väga kristliku alatooniga. Et ja sa vist mainisid, et tal isa oli pastor. Jah. Jungi unenäod tõesti, need, mis ta nagu räägib oma lapsepõlvest saadik, eks unenägusid on võimalik tõlgendada väga mitut moodi, aga sealt paistavad sellised religioossed sümbolid küll. Ja üks põhjus on see, et ta, see keskkond, kuhu ta sündis, oli kindlasti nagu hoopis midagi muud kui meie siin tänapäeval religioossuse mõttes. Et tollel ajal ikkagi inimesed olid kirikuga vägagi seotud ja eriti poiss, kelle isa on kirikuõpetaja, ta on nendes teemades vägagi sees. Ja teiselt poolt ja võib-olla selle eelmisega seotult Jung, tema nagu uskus ka, et tegelikult selline religioosne osa on osa meie sellisest sügavamast isest või selfist, et meil on selline nii-öelda religioosne instinkt, et inimesel on vaja nagu suhestuda millegi nagu kõrgemaga kui ta ise. Okei. See on väga huvitav, aga võib-olla sellest, ütleme, ise ja selle kõrgema suvestusest natuke veel rääkida, et ma ise mõtlen, või mulle ka väga ja tead, just kui tema üles kasvas, et ta isa oli pastor, et siis ma tean, just eile sattusin vaatama, kuidas kui vaadata meie seda tänast aega, meil Eestis üldse väga kirikus käimine ei ole nii populaarne, aga Ameerikas on ta ikkagi, ütleme, üpris populaarne. Aga seal lastel, seal just üks mees rääkis, et temal kui lapsena, et kirikusse minek oli just niisugune nagu negatiivne asi. Aga siis ta just rääkis oma tütrest, et kuidas tema tütar just nagu ootab seda pühapäeval kirikusse minemist, et kuidas, mõtlen, kuidas seda nüüd nagu ära haakuda, aga temal ikkagi, ütleme, see üleskasvamine lapsepõlv oli ikkagi et võib-olla seda nagu seda ajastu erinevust kirjeldada, et kuidas just temal see oli ja kuidas see nagu mõjutas, et võib-olla ja võib-olla selle läheb natuke võib-olla keeruliseks see küsimus, aga siis just see ise või et selle ise ja siis selle ise vajadus siis millegi kõrgemaga nagu suhestuda. Kiire reklaamipaus. Carl Gustav Jung oli ka astroloog. Ta joonistas oma klientidele siis sünnikaarte ja ühes kuulsas kirjas siis Freudile kirjutas Jung, et tead, et õhtuti ma joonistan sünnikaarte ja see on äärmiselt huvitav. Freud siis ütles, et Jung ole ettevaatlik, see kaldub liialt müstitsismile. Kui soovid ka astroloogilist konsultatsiooni, siis tule minu juurde, saad registreerida minu kodulehel ricoveskivälli.com ja kui astroloogiline konsultatsioon tundub liiga suur samm, siis olen just värskelt valmis saanud eestikeelse astroloogia äpi nimega Astrotark. Seda saad siis proovida 7 päeva tasuta astrotark.ee lehel. Seal on siis sinu sünnikaart ilusti näha kirjeldused. Sealt on võimalik vaadata siis enda pikaajalisi ja lühiajalisi planetaarseid mõjusid, vaadata oma lähedaste, sugulaste, laste, vanemate, elukaaslase kaarte. ricoveskivälli.com ja astrotark.ee saad teha sammu lähemale tähtede poole. Jah, see oli keeruline küsimus. Aga jällegi sellest, mis Jung on rääkinud, juba väikesest peale tal tekkisid kahtlused nagu kogu selle religioosse maailmakäsitluse vastu, mis ümberringi igal pool oli, kaasa arvatud nagu isa poolt. Ta toob seal näiteid sellest, kuidas ta ei, või kas religioosne või mitte, aga igatahes et igasugune nagu kure jutt, et lapsi toovad kured,
ja Jumal annab meile lapsi ja siis ta nagu maapoisina näeb, kuidas loomad tegelikult paljunevad ja need kaks asja ei lähe omavahel kokku, et sealt nagu sellistest pisikestest asjadest sellisel tähelepanelikul intelligentsel poisil tekkis palju kahtlusi. No nagu täna ka, noh, me ikkagi kahtleme selles loos. Ja siis ja ta on ka läbi oma nooruspõlve on olnud perioode, mis ta on oma isaga pidanud nagu väga selliseid ägedaid vaidlusi usuteemadel ja see isa usk tundus talle alati väga selline tühi või selline selline nagu ma ei tea, mantel, mille sa paned selga, aga see ei ulatu kuskile nagu sügavale. Ja see oli asi, mis Jungile nagu üldse temaga ei haakunud. Ja otsiva meelena hakkas ta nagu ise uurima ja lugema, aga Jungi puhul on oluline see, et ta on oma olemuselt ikkagi nagu psühholoog, et Jungil on nagu erakordselt lai valdkond teemadest, mida ta väga nagu sügavuti tundis. See on nagu täiesti hämmastav, kui palju üks inimene suudab nagu lugeda, läbi töötada, omandada, aga kõiki neid valdkondi ta tegelikult vaatas läbi psühholoogia prisma. Et võtan vahepeal lonksukese. Et seal on oluline just nimelt see, et mis on selle mingi nähtuse tähendus inimese jaoks või ka ühiskonna jaoks, kui minna laiemale tasandile. Et näiteks oma selle doktori dissertatsiooni ta tegi spiritismi teemal, mida on talle nagu mõnes mõttes ka ette heidetud, et Jung tegeleb selliste kummaliste asjadega nagu spiritism ja müstika aga tegelikult ta ei tegelenud nagu otseselt spiritismiga, vaid selle mõtestamisega selle konkreetse inimese kontekstis. Et mida räägivad need kujutluspildid ja need nagu meediumsessioonid sellest inimesest. Miks just need nagu kujutluspildid? Ja nõnda on ka kõikide teiste selliste, ka religiooni puhul Jung lähtub ikkagi sellest, mis on selle kõige nagu psühholoogiline tähendus meie jaoks. Ja nagu ja analüütilises psühholoogias ongi kui me räägime nagu nii-öelda elu mõttest siis see ongi mitte õnnelikkus ja eluga rahulolu, vaid selline nagu tähenduslikkus ja oma koha nagu kuidagi tajumine nagu väiksemates ja suuremates ühiskonnagruppides, et selline nagu tähenduslikkus, teadmine, kes ma olen ja kuhu ma kuulun. See on tegelikult see nagu analüütilise psühholoogia nagu eesmärk inimese võtmes, mõistmine. Aga kuidas ta ise täitis siis oma seda ise suhet siis millegi kõrgemaga, kindlasti tal olid unenäod ja see, ütleme, suhtlemine siis seal alateaduses, aga kuidas ta ennast niiviisi paigutas või lõi seda, et kes ma olen ja seda Jungi suhet siis, ise suhet selle kõrgemaga või? Analüütilises psühholoogias, kui me räägime nagu isiksuse struktuurist nii-öelda, siis selline teadliku isiksuse kese on ego. See on see, mis opereerib meid nagu igapäeva tasandil. Aga see ei ole sugugi meie nagu kogu isiksus. Meie nagu kogu isiksus hõlmab ka alateadliku poolt ja selle kogu isiksuse kese on self. Ja Jung nagu ja jungiaanlikud mõtlejad
religioossuse kontekstis näevad Jumalat ja Jeesust selfie representatsioonina, selfie kehastusena. Et see on nagu õpetus sellest, mismoodi jõuda tegelikult selle Jumalani iseendas, selfini. Ja sellega Jung küll nagu läbi elu tegeles, individuatsiooniga. Et teadvustada iseennast, kes ma olen läbi selle mõistmise, kes ma olen, mis mu alateadvus nagu ütleb ja oluline on just nimelt nagu suhe teadliku ja alateadliku vahel, et seal oleks dünaamiline suhe, et see teadlik kese arvestaks alateadvuse ja infoga või teadvustamatuse infoga, nii palju, kui me sellest nagu aimu saame, läbi sümbolite ja unenägude ja muude vahendite. Ja et see alateadvus oleks ka nagu kontaktis egoga. Et see nagu, et ka alateadvus ei saa üle võtta, vaid ta peab siiski olema modifitseeritud selle igapäevaelus toime tuleva ego poolt. Et kas see siis haakub siis selle sõnaga individuatsiooni protsess? Jah. Aga räägime sellest siis, et mis ma tean, et Jungi teooria kohaselt siis, et mehel on siis nii-öelda see anima pool ja naisel on siis animus. Ja ta nimetabki seda, et kas siis, paranda, kui ma nüüd valesti aru saan, aga et mehel on vaja siis integreerida see nii-öelda siis see anima pool ehk see naiselik pool endas ja naisel siis vastupidi see ütleme see mehelik või see maskuliinne pool endas, aga sellest individuatsiooni protsessist. No Jung nägi seda niimoodi, et põhiline individuatsiooni protsess toimub, saab alguse kuskil nagu keskeast alates, sest enne seda laps või noor nagu õpib, kuidas keskkonnaga kohaneda, kuidas sellest toime tulla, kuidas täita oma rollid ja kuskil keskeas tekivad sellised eksistentsiaalsed teemad, kes ma olen ja kuhu edasi ja nõnda edasi. Nüüd hilisemad jungiaanlikud teoreetikud on nagu öelnud, et individuatsioon siiski nagu toimub juba palju varem, alates seal nagu ema-üsast ja sellest esimesest suhtest, mis nagu vanema ja lapse puhul tekib. Aga individuatsioon oma sisult on iseendaks saamine. Et sa ei ole keegi nagu normide kogum, mis sulle on peale pandud, vaid sa otsid läbi elu seda, kes sina tegelikult oled. Mis sulle meeldib. Läbi ka konfliktide erinevate inimestega nagu saad sa teadlikumaks sellest, kes sa oled, mis sulle on oluline, mis sind edasi viib, mis sind energetiseerib. Ja anima ja animus on ainult üks osa kogu sellest protsessist. Et kindlasti on paljud kuulnud varju kontseptsioonist, see on nagu üks esimesi, kui me nagu hakkame sellist nagu teadlikku individuatsiooni tööd tegema kuskil analüüsi raames, siis üks esimesi nagu teemasid, mis käsile võetakse, on varju teema. Et see on siis, vari on siis kõik see, mida me enda juures, mis meile ei meeldi, mille me oleme kas nagu tõrjunud alateadvusesse või ei ole sealt ka kunagi üles tulnud, et me nagu ei ole sellest veel teadlikud. Need on need osad, mis me oleme nagu millegi pärast kõrvale jätnud. Kas need nagu ei sobi keskkonnale, mõnikord need on ka nagu väga head omadused, mis ei ole millegi pärast keskkonna poolt tunnustust leidnud ja on seetõttu tagaplaanile surutud. Kui me räägime siin meestest ja naistest, siis näiteks meeste puhul emotsionaalsus on väga paljuski olnud läbi aegade maha surutud, et seda ei ole lubatud tavatult väljendada ja seega emotsionaalsus on läinud
sinna varju poolele, alateadvuse poolele, noh, mistõttu see leiab jällegi oma väljendusviise mujal, noh, alkoholismis ja igasugustes sellistes tegudes. Aga et vari on selline esimene asi, millest me hakkame nagu inimese uurimisel nii-öelda pihta. Ja see vari väljendub enamasti projektsioonides. See, mis me nagu väidame teise inimese kohta, see räägib palju rohkem sellest, mis me ise oleme. Ja kui me nagu ei taha mingeid omadusi endas näha, need omadused on siiski meis olemas, siis me paratamatult projitseerime nad teistele ja ütleme, et sina oled nagu, ma ei tea, ahne ja või siis teiselt poolt, et sa oled nii nagu andekas või ja endas neid omadusi ei näe. Et siis nagu selles protsessis me hakkame neid projektsioone nagu tagasi tõmbama ja vaatlema, et mis siis on projektsioon, mis on tegelikult minu osa ja mis ei ole ja see protsess võib olla nagu väga, väga valulik. Ja noh, lisaks varjule töötatakse läbi siis erinevad kompleksid, ema kompleks, isa kompleks, õdede-vendade kompleksid, mis meil seal kõik olla võivad. Ja animus ja anima on samuti üks teema, aga noh, niimoodi analüüsiprotsessi mõttes suhteliselt hilisem teema, kuigi seda ei saa kunagi nii nagu üksüheselt öelda, tuleb üles see, mis tuleb. Sest analüüsis ongi tegelikult jällegi ka üks oluline faktor on see, et meil ei ole analüütikutena mingit nagu sellist juhtfunktsiooni nii-öelda. Juhtfunktsioon või meie ei otsusta, mis selle kliendi jaoks parim on. Isegi klient ise teadlikult ei otsusta, mis tema jaoks parim on või mis tema eesmärk on, vaid kliendi alateadvus koostöös kliendi teadvusega ka toodab materjali, mis peab selle hetkel üles tulema ja mida me siis analüüsis vaatleme. Ja sealt tulevad järjest üles igasugused sellised varjuteemad ja projektsioonid ja animus ja anima tõesti Jungi kohaselt on meis kõigis olemas selline nagu kontraseksuaalne pool, mida me peame nagu teadvustama ja omaks võtma ja suutma neid pooli omavahel nagu hoida kuidagi tasakaalus ja siis sealt edasi minna. Et kui me nagu kaldume ühele poole või teisele poole ja ei teadvusta enda nagu seda kontraseksuaalset poolt, kas siis animat või animust, siis on meie areng lihtsalt liiga ühekülgne. Mm-hmm. Ja noh, tema on ka muidugi öelnud seda, et meeste jaoks nagu anima ongi hing, aga noh, see on pisut liiga poliitiline. Mm-hmm. Jah, siin, kui mäeta enam, kus ma seda lugesin, aga Jung kirjeldas siis, kas see, kui ma nüüd väga mööda pane, et sõda on siis niisugune kollektiivne varju väljatulek. Jah. Ja seal ta kirjeldas, hästi huvitav oli seda lugeda just, ma arvan, et kas see oli enne esimest maailmasõda, kui siis Saksamaa sõtta läks ja siis ta kirjeldas just seda päeva, või seda päeva, kui sõda hakkas, kuidas kõik inimesed olid ülimalt rõõmsad ja lahked ja kõikide inimeste poed olid täiesti avatud ja see oli niisugune, et sealt lõi välja niisugune seda raske kirjelda, mis asi, aga see oli ka uskumatu seda lugeda, kuidas inimestel tekkis nii-öelda niisugune rõõmujoovastus sellest, et nad said minna siis et meie nende vastu ja ta kirjeldas seal ka hästi huvitavalt, mis mul haakus sellega, mis sa ise rääkisid ka, et kui sa süüdistad kedagi teist, siis sa tegelikult süüdistad seda asja seal ise endas, et siis Jung seletas ka seda, et kui nad, ütleme, et kui sakslased näiteks läksid kallale prantslastele, et siis nad tegelikult ründasid seda prantslast enda sees. Et aga jah, kas tekkis mingid mõtteid selle?
Jaa, seal kohal, kui sa rääkisid, et inimesed olid rõõmsad, et Jung räägibki sellest, et alateadvusel on sageli selline kompensatoorne funktsioon, et ka unenägude puhul selline kompensatoorne funktsioon on väga, väga oluline. Et kui me nagu teadlikus positsioonis läheme liiga ühekülgseks, siis alateadvus kompenseerib. Et kui me ei suuda nagu hoida oma seda agressiooni iseendas ja sellega kuidagi nagu toime tulla ja me nagu laseme selle valla sõjana, siis see et siis ei ole integreeritud positsioon, see on see nagu rõõmsad inimesed nagu tänaval ja teiselt poolt nagu tapatalg. Ja see ei ole nagu nii-öelda see varju integreerimine, vaid see on nagu pigem just nimelt see nagu eraldatus või splittimine. Okei, väga huvitav. Lipsasime üle arhetüüpidest ja ma kirjutasin siin üles ka müüdid ja muinasjutud, et räägiks natuke, mis üldse, kas arhetüüp on siis Jungilt või et räägime arhetüüpidest, et mida üldse arhetüüp tähendab, kuidas nendele võiks läheneda, jälle suur teema, aga... Jaa, see on tegelikult jube keeruline teema, tead. Sellest... Proovime. Selle teema keerulisusest annab aimu võib-olla see, et Jung ise ka nagu defineerib arhetüüpe, seal on erinevaid nagu klassifikatsioone, aga kas siis nagu 6 erineval moel või saab neid nagu panna 4 klassiks, aga vähemalt 4 erineval moel. Ja ühest küljest nagu kuskilt käib läbi selline nagu kaasasündinud nagu muster, teiselt poolt käib läbi selline nagu mingi selline organiseeriv organisatoorne printsiip meie nagu ajus. Ja seal on nagu erinevaid definitsioone, mis üldse on arhetüüp. Aga mismoodi Jung selle mõtteni jõudis, oligi see, et ta nägi, et nagu väga erinevatel inimestel, erinevates kultuurides on nagu justkui mõnevõrra erinevad, aga teatud teemad on nagu väga sarnased. Just nimelt nagu müütides on läbi erinevate kultuuride väga palju sarnasusi. Ja ei ole tõenäoline, et kõik need kultuurid tollel vanal ajal oleks omavahel nii nagu tihedalt suhelnud, et need müüdid oleks lihtsalt nagu levinud, vaid et tõenäoliselt tekkisid need müüdid ikkagi erinevates kohtades samaaegselt, kas nüüd samaaegselt, aga igatahes, et need ei levinud, vaid need tekkisid nende kohtade peal. Ja need teemad, millega need müüdid tegelevad, on suuresti väga sarnased. Ja sealt see küsimus, et mis see siis on, mis teeb meid sarnaseks. Ja Jungi puhul ongi üks selline, tema üks uurimisküsimus on see, et enne kui me saame hakata rääkida nagu individuaalsetest erinevustest, enne seda me peame vaatama, et mis meid teeb sarnaseks või mis meil on ühist. Ja vaat siis need arhetüübid on siis sellised nagu ütleme nagu kontsentreeritud kujundid mingitest üldinimlikest nähtustest, nagu näiteks ema arhetüüp ja isa arhetüüp ja triksteri arhetüüp ja ma ei tea, mis iganes. Et meil on nagu võluri arhetüüp. Jah. Et meil on neid kõigis kultuurides on nagu mingi ühine osa, nagu näiteks ema peal on seda nagu kõige parem seletada. Et kõigis kultuurides on nagu mingi ühine osa, mida oodatakse nii-öelda emalt või sellelt, kes täidab seda ema rolli. Ja see ühine osa on läbi nende väga, väga paljude põlvkondade meile saanud
meie nagu päris osaks. Tänapäeval räägitakse just nimelt, et see tuleb eristada kaks arhetüübi osa, et üks on nagu selline, mille inglise keeles nimetatakse archetype as such ja siis arhetüübi sisu. Ehk need on nagu erinevad, üks on nagu vorm, arhetüübi vorm ja teine on arhetüübi sisu. Et see nagu arhetüübi vorm on meie nii-öelda kaasasündinud nagu läbi erinevate väga mitmete põlvkondade kaasasündinud ootus sellele, et meid hoitakse, et meile pakutakse nagu emotsionaalset soojust ja kuidas täpselt iga kultuur selle arhetüübi vormi täidab, on pisut erinev. Aga neis on nagu väga suur ühisosa. Ja siis nagu selline selline ja seal on ka kindlasti nagu kultuuri poolt suur osa nagu peale sündi ka peale pandud, eks ole, et kuidas me kultuuris näeme ema rolli, millised on nagu ema nagu võrdkujud või musterkujud igal pool nagu kunstis, kirjanduses, et see moodustab selle, mis on nagu ema arhetüüp. See, kuidas me nagu näeme, milline on ema kui selline. Nüüd sinna peale, et meil kõigil on olemas mingid nagu need arhetüübid, kõigepealt selle arhetüüp kui selline ja siis see sinna sisu peale, et meil on need arhetüübid olemas ja sinna peale hakkab tulema nagu isiklik kogemus isikliku emaga, rääkides emast. Et siis see isiklik kogemus sinna peale teeb selle ema nagu personaalseks ja sealt kujuneb ka nagu selline personaalne emakompleks. Et kas ta siis on negatiivne emakompleks või positiivne emakompleks, see on nagu iseküsimus, see sõltub sellest konkreetsest emast, kes sul on, aga sul kujuneb mingi nagu selline nagu igapäevasuhe selle inimesega, kes on su ema, sul on ettekujutus, kes ta selline on, see jätab sulle mingid konkreetsed jäljed, sa näed teda nagu nii positiivse kui negatiivse inimesena, et tal on oma plussid ja miinused. Nüüd, kui pole seda nagu isiklikku kogemust seal peal, et kui laps on näiteks kasvanud ilma emata ja kui nagu muid emafiguure ka kõrval väga ei ole, kes talle pakuks seda nagu personaliseeritud kogemust, siis jääb see arusaam emast kui sellisest väga teoreetiliseks ja arhetüüpseks. Ja sellised inimesed sageli käivad nagu ringi ja otsivadki endale sellist nagu arhetüüpset ema, keda nad mitte kunagi ei leia, sest keegi ei ole kunagi nii perfektne, nagu on see arhetüüpne ema. Et sellel inimesel ei ole olnud seda võimalust modifitseerida see arhetüüp isikliku ema tasandil nagu päris inimeseks. Mm-hmm. Ja see on nagu selline üks tavapärasematest traumadest, millega üldse nagu inimesed tulevad tegelikult. Mm-hmm. Ja kas oskad võib-olla rääkida seda ka, et mismoodi näiteks avaldub see, et kui näiteks ei ole seda ema mitte ütleme seda ema, siis kuidas sa seda sõnastasid, mitte arhetüüp, vaid ema siis selle arhetüübi siis selle ütleme selle täitena siis või mm-hmm. aga küsimus siis seisab siis selles, et mis siis on need kuidas näiteks avaldub see, ema ja isa olulisus on väga oluline, et ma olen just enda kogemuse pealt võin öelda ja enda nagu lähikondlaste pealt, et ütleme, poistel on, ma arvan, väga oluline on just see isa eeskuju. Et mis on need mõjud näiteks, kui näiteks ühel lapsel siis ei ole näiteks ema või isa, et kas sealt on ka võimalik mingid et kas neil mingid kindlad kas seal avalduvad mingid puudujäägid või mingid asjad või kuidas nendel see ema või isa puudumine nagu avaldub? No see kõik on tegelikult väga individuaalne mm-hmm. ja siin üldistusi teha on suhteliselt tänamatu tegevus. Mm-hmm.
aga et noh, ja seal on ka küsimus see, et kui ei ole seda nagu isiklikku isa või ema, et siis sageli on seal keegi asendusisik nagu vanaema, vanaisa, onu, tädi, kes nagu piisaval määral täidab selle rolli ära ja on kõik nagu okei. Aga noh, ja tegelikult me ei saa ka nagu tänapäeva mõistes rääkida ema puudumine kui nagu ühte sorti trauma ja isa puudumine kui teist sorti trauma, sellepärast et nagu tegelikult on võimeline ja mõlemat arhetüüpi või mõlemat rolli kandma kumbki lapsevanem. Selles mõttes, et kui lapsel ei ole isa, siis ema vähemalt osaliselt täidab selle rolli tõenäoliselt ära ja ka need ümbritsevad meesterahvad ja noh, et need mõjud on niivõrd personaalsed, et tegelikult on nagu keeruline vastata sellele. Kipub pisut lahmimiseks. Ja mul just haakus see sellepärast, et ma ise ei ole seda läbi lugenud, aga mul ei ole autor hetkel meeles, aga kirjeldas siis Ameerikas siis see mustade kogukondi ja kuidas see mustad, ütleme siis, kuidas siis musta nahavärvi või siis Aafrika ameeriklased kaotavad tihti oma isa juba varakult ja siis kuidas see mõjutab, et kuna neil ei ole seda positiivset isa eeskuju, et siis tänu et kuna seal on, kas on siis mingi kuritegevuse või millegi, see isa ei ole, siis neil on raske oma elu ka korda seada, sest neil ei ole seda eeskuju ja siis minnakse kuhugi jõukudesse, otsitakse seda isa eeskuju kuskilt mujalt ja nad on mingil määral sellises nagu lõksus. No seal on väga erinevad tõlgendusvaldkonnad või viisid, et ühelt poolt reaalne olukord on ju väga erinev, kas sul on üks lapsevanem või sul on kaks lapsevanemat, just nimelt nagu selles mõttes, et kui palju koormust peab üks lapsevanem kandma. Et kui sul on kaks lapsevanemat, siis see koormus ja lapsevanemaks olemine ei ole üldse lihtne, see on nagu väga keeruline tegelikult. Et kui seda koormust peab kandma üks lapsevanem, siis paratamatult tal jääb vähem ressurssi tegeleda nagu mingite lapse teistele vajadustele vastamisega. Kui sul on kaks inimest, sul on ressurssi lihtsalt rohkem. Et selles mõttes väga lihtne põhjendus ongi see, et see on lihtsalt nagu ressursi puudus, et kui sul ei ole olnud ressurssi lapsepõlves, siis tekivad sellest probleemid. Teisest küljest, kui me oleme nüüd tagasi sellise nagu traditsioonilisema jungiaanliku psühholoogiani, siis jah, me räägime nagu isa funktsioonist ja ema funktsioonist ja isa kompleksist ja ema kompleksist ja nagu kui ema kompleks väljendab nagu pigem sellist nagu hoitust ja emotsionaalset nagu kohalolekut ja emotsionaalset nagu heakskiitu, et siin hea positiivse ema kompleksi puhul sa tunned, et sul on väärtus sellisena, nagu sa oled, et sa ei pea seda kuidagi nagu välja teenima. Negatiivne ema kompleks mõjub muidugi väga halvasti, et siis sa otsidki nagu läbi kogu elu iseendale väärtust. Ja kui me räägime nagu isa puudusest ja sellese nagu puuduvast isast või negatiivsest isa kompleksist, siis need teemade ringid nagu jungiaanlikus analüüsis on seotud sellise nagu autoriteedi teemaga, reeglite teemaga, sellise ka agressiivsuse väljendamisega ja agressiivsusega nii positiivses kui negatiivses mõttes. Et selline nagu struktuuri pool võib-olla nagu klassikalises mõttes tuleb sealt isa kompleksist ja selline nagu hoituse ja eneseväärtustamise pool tuleb nagu sellisest ema kompleksi poolest. Et kui sul on nagu üks puuduse struktuuri puhul puudu, siis
loomulikult ema saab seda, tal on nagu võimekus olemas seda modifitseerida, aga nagu lihtsalt ressursi küsimuse puhul ka, et tal ei pruugi alati olla võimalust selleks. Okei, see oli väga hästi seletatud lahti. Aga veel arhetüüpide juurde tagasi minnes, et ma arvan, minu kokkupuude Jungiga oligi läbi selle kangelase arhetüübi, et ma sattusin ühte loengut kuulama, kus siis huvitaval kombel seletati Disney multikaid, seal seletati siis just Lõvikuningat siis läbi jungiaanliku vaate ja seal ja no võib-olla rääkida siis sellest kangelase arhetüübist, et ja ka müütide kontekstis, et noh, mis mul endal oli hästi, noh, mis mul nagu kohale jõudis, oli see, et seda kangelaste lugu on räägitud aegade algusest ja räägitakse siiamaani, et noh, et eestlastel oli Kalevipoeg, täna meil on noh, kinos sa vaatad mingid superkangelased, et see kangelane on kuidagi väga niisugune keskne tegelane. Aga kangelase arhetüüp siis, et no võib-olla natukene taustaks ka seda, et jungiaanluses on nagu väga laias laastus 3 erinevat suunda. Üks on selline klassikaline suund, mis tegeleb nagu komplekside ja individuatsiooni nagu paradigmadega rohkem. See on ainult rõhuasetustes küsimus. Teine on arhetüüpne lähenemine, kus räägitakse palju müütidest ja sellest, kuidas inimene kehastab läbi elu erinevaid müüte, mis antud hetkel just nagu oluline on, mis su nagu elu nagu roll selles nagu mütoloogilises mõttes on. Ja siis on 3. lähenemine ehk arenguline lähenemine, mis nagu vaatab pigem nagu inimese arengut läbi selliste kiindumussuhete arengu ja varaste traumade ja nende parandamisega. Et sinu küsimus läheb praegu sinna nagu arhetüüpse lähenemise kanti. Ja jah, kangelase arhetüüp on üks väga oluline arhetüüp, aga seda ei saa ka nagu üle ekspluateerida, et tegelikult võib nagu igal pool kangelase arhetüüpi näha. Aga noh, ja see on nagu noh, kangelastegusid on väga mitmesuguseid ja läbi elu ka mitmesuguseid. Et üks selline psühholoogilises mõttes väga oluline kangelastegu ongi eraldumine vanematest. Ja sellise nagu iseenda leidmine seal ja siis nagu järgmised kangelasteod sinna peale. Ja need kangelased on ka läbi aja, eks ole, muutunud, et kui nagu vaadata multikaid, siis mina suhteliselt väikeste laste emana, nad ei ole, enamus ei ole nüüd enam nii väiksed, aga ma olen multifilmidega väga kursis. Mulle väga meeldib seal see, et ja mitte ainult multifilmid, vaid ka kõik need Marveli superkangelase filmid. Et seal on nagu järjest enam ka naiskangelasi, mis on minu meelest nagu väga tore ja väga tervitatav. Et me ei näeks nagu kangelase teekonda ainult nagu mehe perspektiivist. Jah, see ongi, no ma olen ise mõelnud, et kui me siin ennem rääkisime anima integreerimisest ja kuidas võib-olla ajaloos on siis meeste nii-öelda see emotsionaalne pool on nagu alal hoitud, et siis, et noh, see on lihtsalt mu enda siuke analüüs või kuidas ma nagu tajun, aga et hetkel me oleme siukses mingil määral üleminekufaasis, kus siis noh, et siin nagu märke võib näha, võib-olla üks märk on see, et meil on rohkem naiskangelasi, aga samas ka, et noh, isegi oma lähisõpradega nagu suheldes, et emotsioonide näitamine ja emotsionaalne olemine on võib-olla palju, see on hästi normaalne, et võib-olla meie isadel, vanaisadel noh, ei olnud see nii palju. Et mis sa arvad, kas meil on praegu siuke võib-olla integreerimise aeg või siuke individuatsiooni protsess võib-olla siukse kollektiivsel tasandil toimumas? Kindlasti on, absoluutselt. Aga et mis sinu jutt või sinu küsimus mulle ka meelde tuletus oli see,
et jällegi üks autor, üks jungiaanlik autor arhetüüpse suuna poole esindajatest, Guggenbühl Kreek, tema räägib sellest, et tõepoolest ühiskond on selles mõttes nagu väga palju muutunud. Ja muutunud on just nimelt see, milliseid arhetüüpe naised saavad välja elada, et meeste jaoks on see olnud suhteliselt stabiilne. Aga naiste jaoks on arhetüüpide hulk, mida nad nagu saavad välja elada või kehastada, on oluliselt nagu mitmekesisemaks muutunud. Et kui see nagu vanasti piirdus suures osas nagu ema funktsiooniga ja naise funktsiooniga, siis tänapäeval naise väärtust enam ei hinnata nii palju selle järgi, et kas ta on ema või kas ta on naine, vaid naisel võib olla väärtus ka nagu omaette, mis nagu arhetüüpsest lähenemisest, et me ei räägi enam nagu ainult ema arhetüübi kehastamisest või ka nagu Heera kui nagu Zeusi naise arhetüübi kehastamisest, vaid meil on nagu palju suurem valik arhetüüpe, kaasa arvatud sellised arhetüübid, kes Artemis ja Hestia ja Ateena, kes on nagu meestest suhteliselt sõltumatud, et nad on sellised, keda peetakse neitsi arhetüüpideks, et neil ei ole nagu nii-öelda meest vaja, aga ka need arhetüübid on muutunud naistele kättesaadavaks, ka Amazoni arhetüüp. Ja see arhetüüpide paljusus, mis naistele on kättesaadavaks muutunud, see toob kaasa selle, et need partnerid ehk siis enamasti mehed peavad ka ennast nagu kuidagi ümber orienteeruma. Ja see protsess ongi meil nagu väga kuidagi aktiivselt käimas. Ja kes teab, kuhu me nagu siit edasi läheme. Aga praegu tõesti on muutuste periood. Veel selle müütide kontekstis, et ma nüüd päris täpselt ei tea, millal nad koos tegid, aga veel siuke mees oli nagu Joseph Campbell, kes siis kas tal oli siuke raamat nagu The Power of Myth või igal juhul tegeles müütidega ja koos Jungiga. Jaa, Campbell on ju ka see, kes kirjutas 1000-näolise kangelase. Et tead, ma just mõtlesingi seda, et kui ma ise seda, ütleme, Lõvikuninga multikat ja siis selle veel Pinocchio multikat, et niisugust nagu jungiaanlikus vaatasin ja üldse hakkasin müüte, et võib-olla rääkida müütidest, et ma võin seda enda kogemust rääkida, et kui ma noorem olin, siis ma ikkagi nägin müüti nagu miskit niisugust ja muinasjuttu ka niisugust lõbusat lugu, aga et mingit, et midagi tõest seal nagu ei ole, et ta on lihtsalt niisugune vahva looke. Aga kui ma hakkasin neid asju vaatama niisuguses jungiaanlikus vaates, siis ma nägin, et tegelikult need lood räägivad seal midagi niisugust väga sügavat meie inimolemusest, et kuna need lood korduvad ja siis et võib-olla siis rääkida siis sellest müüdist just sellises kontekstis, et ta võib meile hoopis midagi öelda, et jah, et see on, ma arvan, et võib-olla täna, kus me pigem kõik see pärand, mis meil on, müüt on, kui me mõtleme sõna müüt, siis see, et me niiviisi ei taju seda, me ei võta seda kui mingit tõest asja, et on niisugune nagu, pigem on võib-olla niisugusesse ajaloo hõlma nagu jäänud ja tore, et meil kunagi nagu oli see, aga niisuguses jungiaanlikus mõttes on minust, selle enda kogemusest rääkida, et ma näen, et tegelikult on võimalik nendest müütidest väga palju õppida või et seal vaatabki vastu tegelikult selline meie enda niisugune sisemaailm. Jah, ja et kõik need müüdid ja muinasjutud ja muistendid, et nad ongi ju tegelikult mingi sellise kollektiivse kogemuse nagu edasikandjad. Ja see, et me nagu lapsena ja teadvustamata isikuna näeme seal ainult nagu pealispindset mingit lõbusat kihti, see ei tähenda, et nad kuskil nagu sügavamas kihis tegelikult meid ei õpeta, mismoodi mingite asjadega toime tulla või et mis need nagu inimlikud teemad nagu üldse on, et läbi selliste müütide ja muinasjuttude me tegelikult nagu
omandame väga palju teavet selle kohta, mismoodi asjad käivad nii suhetes kui ühiskonnas, nagu mis meie rollid on, et need on nagu väga oluline infomaterjal ja tõepoolest nagu nende igasuguste selliste nähtuste analüüsimine nii läbi müütide, muistendite, nagu muinasjuttude kui ka lihtsalt nagu läbi sümbolite annab nagu väga huvitavaid ahaa-elamusi aeg-ajalt. Et ma mainiks siinkohal ära, et meil on ka Facebooki lehekülg, mis viimasel ajal on küll pisut mitteaktiivne, aga me kavatseme jälle aktiivseks hakata, et me seal nagu üritame tegelikult nagu mingeid selliseid igapäevasündmusi või kas või keegi meist käib kuskil filmis ja näeb seal huvitavaid teemasid ja et siis me nagu üritame seda ka tõlkida, näidata inimestele, mismoodi jungiaanlik maailm, jungiaanlik käsitlus neid filme ja ühiskondlikke nähtusi ja mida iganes näeb. Okei. Mul on siin, kui edasi liikud, mul on siin üks raamat, Jungi raamat Inimene ja tema sümbolid. Ja sümbolitest oli ka natuke juttu, aga siin, kui ma vaatasin, ta siin kirjeldas 3 põhisümbolit, et oli kivi sümbol, siis loomasümbol ja ringi sümbol. Et võib-olla võibki siis, mul nüüd tuli kohe see, kus me selle vestluse alguses rääkisime, kui väike Jung istus kivi peal ja siis kuidas tal see teadvus siis vahetus seal nende vahel, aga siin raamatus ta kirjeldab ka seda, kuidas kivi on siis olnud siis erinevates kultuurides, siis kivile on siis omastatud siis teatav teadvus või ja kui ma mõtlen ka eestlaste peale, siis et meil ka ütleme kõik see kiviringide ütleme, kuidas siis öelda, pärand on ju ja samas ka ma mäletan, ma ülikoolis uurisin ka mandalaid ja siis ja sealt ma uurisin ka kogu seda ringi temaatikat ja siis sealt ma leidsin ka, et üks vanimad, ma mäletan enam, mis liitikumis nüüd täpselt oli, aga vanim siis niisugune nagu religioosne või kuidas seda saab nüüd öelda, aga oli ka, kus olid, kuhugi koopasse olid siis kivid pandud ringikujuliselt. Et võib-olla et siis inimese suhe siis kividega alustuseks. Või oskad, see on ka võib-olla keeruline teema, aga võib-olla siis rääkida rohkem nagu sümbolitest ja et mis mõtted sul tekivad? Sümbol on esiteks meie puhul väga oluline töövahend. Ja nagu väga paljusid asju saab käsitleda sümboolsest perspektiivist. Et mida see mida mingi käitumine või mida mingi detail unenäos sümboolses mõttes tähendab, et üks on see pealiskaudne tasand, ma ei tea, ema annab sulle leiba, ma söön seda. Üks on see pealiskaudne tasand. Aga seal on lisaks sümboolne tasand on see, et see leib on toit, et see on 2 inimese vaheline suhtlus, kus üks pakub sümboolses mõttes, see ei ole ainult nagu see valgud, rasvad, süsivesikud, eks ole, vaid see on toit laiemalt, meie toit. Et need me vaatleme maailma läbi sümbolite. Ja miks läbi sümbolite on see, et sümbol on selline formatsioon, milles peitub rohkem informatsiooni, kui me oleme teadvustanud. Et näiteks kui unenäos ilmneb mingi sümbol, siis ta ei oleks, et me eristame märki ja sümbolid. Märk on lihtne tõlgendada, tal on üks tõlgendusvariant, kas või liiklusmärgid, et vaata, siin on see märk selle noolega, et sa pead minema sinna. Sümbol on oma olemuselt palju sügavam ja ta sisaldab alati midagi, mida sa juba tead ja alati midagi, mida sa veel ei tea. Ja vaat see veel ei tea osa, seal on see osa, mis annab ruumi
kasvuks, millegi uue teadvustamiseks, millegi nagu alateadusest väljatoomiseks. Ja see nagu sümboolne eneseväljendus on inimese pärisosa olnud aegade algusest. Et ka need igasugused sellised religioossed rituaalid on oma olemuselt sümboolsed nagu aktid millegi tähistamiseks, millelegi tähenduse andmiseks, millegi mõistmiseks, nagu mingite etappide tähistamiseks. Ja nagu ringist kui sellisest Jung räägib nagu päris palju, et ring on selline nagu väga ühtne sümbol, nagu mandalad kui selfie sümbol, et oma punases raamatus, millest me ei ole jõudnud veel rääkida, mis on kindlasti ka huvitav jututeema, et Jung on joonistanud päris palju ka mandalaid ja ta peab sellist mandalat selfie sümboliks. Ja ka nagu neid mandalaid saab ka läbi erinevate ajastute, sest mandalaid joonistatakse või ega mitte ainult ei joonistata, vaid tehakse liivast ja et need on väga erinevad ja läbi erinevate kultuuride, läbi erinevate ajastute mandalad ka muutuvad. Et läbi nende muutuste saab ka nagu midagi, võib-olla mingeid peegeldusi kultuuri kohta teada. Nagu huvitav. Ja mul just 7. saates oli külas mul ka saate nimi Ring podcast, et siis mul tuli ka tegelikult see ringi nimi tuli ka mandalast, et mul üks parim sõber on siis mandala kunstnik ja sellest lähtuvalt ma siis ise ka uurisin ülikoolis mandalaid, aga tal on siis loomamandalad, et tal on siis mandala keskel on siis kas lõvi või hunt või karu või öökull või et tal on sidunud siis pannud ka nagu looma sinna keskel, et aga võib-olla siis küsida nagu selle looma sümboli kohta, et ma tean, et Indias on üks selline jumal nagu Ganesh, kellel siis ma väga seda lugu ei tea, aga elevandi peaga ja see need loomad sümboliseerivad ja ka indiaanlastel pannakse siis looma nimesid, et just see looma sümbol, et meil on nagu jällegi üheks heaks töövahendiks on sellised väga paksud sümbolite sõnastikud. Et ja need on see jällegi poes müüakse ka unenägude sümbolite sõnastikke. Et see ei ole nii lihtne. Et need sümbolite sõnastikud, mida meie kasutame, ongi just nimelt need, et kui sa näiteks nagu otsid üles mingi nagu sümboli, mis me võtame seal, ma ei tea, jänese, siis see sümbolite sõnaraamat või teadmik toob ära erinevates kultuurides selle looma sümboolse tähenduse. Ja kui me nagu tõlgendame mingit kas unenägu või siis käitumist või siis pilti või mida iganes, siis esimene tasand on see, et inimene annab oma assotsiatsioonid sellele, et mida see, mis meil oli praegu, mis ma ütlesin? Jänes. Et mis selle jänese nagu, mis on selle seosed sinu endaga, mis assotsiatsioonid sulle endale pähe tulevad. Et siis see esimene ring on need assotsiatsioonid ja kuna inimene elab nagu selles kultuuris, siis see kultuur on ka kuidagi nagu mõjutanud seda, mismoodi erinevates nagu muinasjuttudes ja multifilmides ja milliseid omadusi selle loomaga nagu seostatakse. Aga mis oluline, seal võib olla ka väga isiklik toon, et kui nagu et jänesega üldiselt seostatakse, eks ole, sellist argpükslikkust ja võib-olla seal on ka see Anu Reemuse jänes, kes on selline triksteri figuur, aga kui sul on nagu olnud näiteks lapsepõlves kogemus, väga traumaatiline kogemus, mis ei pruugi igalühel olla traumaatiline, aga sinul on isiklikult traumaatiline kogemus sellega, kuidas nagu vanaisa võttis puurist jänese ja tappis ära ja siis te kõik sõite seda.
siis on sellel sümbolil ka nagu isiklik tähendus. Ja sellises nagu selle sümboli analüüsis me otsimegi kõigepealt isiklikke assotsiatsioone, isiklikke tähendusi ja siis liigume järjest laiemaks, millised on nagu kultuurilised tähendused, millega need seostuvad, milliste müütidega seostuvad ja niimoodi sellise sümboli töö kaudu inimene leiab endale tavaliselt mingid nagu tähenduslikud osad, et mis osas see sümbol on talle tähenduslik, mida see praeguse olukorra puhul temast räägib, miks see sümbol just praegu tema ellu on tulnud, miks see jänes mulle just praegu oluline on, et kas see on see, et ma tunnen ennast mingis osas nagu argpüksina või on see, et ma tunnen ennast kuidagi nagu tapalavale viiduna või et millegi pärast see sümbol on meie ellu hetkel tulnud. Ja senikaua, kui me ei ole mõistnud selle tähendust, siis sümbolitel on kalduvus ennast ka korrata. Et kui sa ei ole veel aru saanud, siis ma topin sulle seda nagu, alateadust topib nii-öelda seda sümbolit meile veel senikaua, kui me saame aru ja saame sealt nagu edasi liikuda. Ja mille juurde ma ütlen ka selle, et jungiaanlikus käsitluses inimpsüühika on selline, mis on suunatud tegelikult nagu nii-öelda ise tervenemisele. Et alateadvuse nagu soov on selles, et edasi areneda ja terveneda. Mistõttu ta ka saadab meile selliseid sümboleid, mille kaudu me saame edasi minna. Okei. Aga võib-olla veel natuke rääkida sellest, kui ma neid mandaleid uurisin, siis Jung üks vahe ta ise joonistas siis iga hommik ühe mandala ja siis ta avastas, et see joonistatud mandala siis iseloomustas tema seda ise või siis tema enda nagu olekut ja samas ta lasi ka siis enda patsientidel mandalaid joonistada ja sealt mandalast siis vaatas vastu mingi informatsioon siis nende kohta. Ja võib-olla seda mandal ongi sanskriti keeles see ring ja ja võib-olla siin saate lõpus saabki rääkida sellest, et Jung siis oma elu lõpu poole ka hakkas rohkem siis huvi läks just ida poole, on ju. Et ja sealt ongi Tiibeti liivamandalad ja see nii budismis kui hinduismis ja taoismis ja meil on see ringi motiiv vaatab sealt igalt poolt vastu. Et võib-olla sellest ringist nagu natuke rääkida, et mida see ring siis sümboliseerib. No jällegi sellel ringil, kui me võtaksime selle sümbolite sõnastiku kätte, siis seal on tähendusvarjundeid rohkem kui üks. Aga niimoodi, kui kokkuvõtvalt öelda, siis ma ütleksin, et see on selline ühtsuse sümbol. Et see on ühtse terviku sümbol ja ka keskme sümbol. Ja nagu analüütilisest perspektiivist selfie sümbol, keskne selfie sümbol mandala. Ja kui rääkida nagu ida poole minekust ja nagu liivamandalatest, siis minul tekkis seos sellega, et Jung vana mehena, ta ehitas ju sinna Zürichi järve kaldale omale sellise tornidega väikse lossi, mis oli väga isiklik ja väga sügav protsess. Aga vana mehena istus ta seal järve ääres ja mängis liivaga ja ehitas nii ringe kui ka muid asju ja sealt nagu kasvas välja ka selline eraldi meetod, jungiaanlik liivatöö meetod, kus me nagu ka kasutame sümboleid liivakastis. Väga huvitav. Ja me ei jõudnud, mõtlesin küsida, et kas veel midagi jäi, kindlasti me ei rääkinud unenägudest, aga sellest tuleb järgmises saates juba rohkem juttu, sest tuleb jälle Jungi seltsist siis Ursula rääkima ja sellel on väga hea meel ja sest unenäod oli väga keskne teema Jungil, on ju. Aga võib-olla oskad mingi asi, millest võiks veel Jungiga seoses rääkida, mida me ei ole puudutanud? Ma tahaksin ära mainida punase raamatu protsessi, sest see tegelikult on nagu Jungi
Võib-olla see ei ole üldsusele nii oluline, aga Jungi enda arengu seisukohalt oli punane raamat äärmiselt oluline nagu protsess, punase raamatu protsess, ja see protsess nagu algas nagu pärast seda, kui nad olid Freudiga tülli läinud, osad autorid seostavadki seda tüliga, et ta siis nagu süüvis enesesse, siis ta oli ka olnud just intensiivses suhtes Sabina Spielreiniga, mõned autorid nagu seostavad seda sellega, mis iganes põhjusel ta sinna nagu kriisi läks, see oli nagu isiklik kriis, mis sundis Jungi väga põhjalikult süüvima iseendasse. Ja see iseendasse süüvimine nägi välja niimoodi, et tal olid päevikud, nii-öelda mustad raamatud, kuhu ta nagu päevasel ajal elas täiesti nagu tavalist elu ja siis oma professionaalset elu ja perekondlikku elu. Ja siis õhtuti ja ka nagu öösiti ja varastel hommikutundidel sageli ta kirjutas, läks iseenda sisse, me tänapäeval nimetame seda meetodit aktiivseks kujutluseks, et ta nagu leidis iseendast mingid sümbolid, mingid kujud, seal olid konkreetsed tegelased, Filemon ja Pautsis, ajaloolised tegelased, kes tema isiklike sisemiste kujunditena, ta pidas nendega monolooge ka, aga dialooge. Et ja läbi nende dialoogide ta õppis väga palju iseendast. Ja see oli pikk protsess, see oli nagu aastatepikkune protsess ja siis lõpuks said nendest mustadest raamatutest sai punane raamat, kus on teksti illustreeritud Jungi enda piltidega, mis on ka nagu väga, väga lahedad pildid ja kus on ka mandalaid muuhulgas. Et see on selline väga sügav iseendasse süüvimise protsess, mida nagu aeg-ajalt väljaspoolt nimetatakse et kas Jung oli psühhootiline, et ta sellist tegi. No ei olnud psühhootiline, sellepärast et ta nagu toimis igapäevaselt täiesti nagu normaalselt. Aga samal ajal tegeles nagu sügavalt iseenda sisevaatlusega. Ja Jung on öelnud, et tegelikult kõik, mis ta pärast seda on kirjutanud, on mingil moel seotud selle punase raamatu protsessiga. Mm-hmm. Et see oli nagu selline väga oluline protsess ja see punane raamat oli tükk aega avalikkuse eest varjatud, sellepärast et Jungi järeltulijad pidasid seda nagu võib-olla kompromiteerivaks materjaliks või just nimelt, et mitte anda nagu alust sellele, et Jung oli psühhootiline või midagi, et nad kartsid selliseid hinnanguid. Niigi väidetakse, et Jung on müstik ja kõike muud sellist. Et nad kartsid seda avaldada. Aga selline ajaloolane nagu Sonu Samdasani saavutas selle perekonnaga kontakti ja sai ligipääsu punasele raamatule ja selle materjalidele ja töötas need läbi ja 2009. aastal ilmus selline väga ilus punane raamat, sul on selline väike versioon, aga nagu muidu ta on tegelikult suurem. Mm-hmm. Ja seal kõik need pildid on nagu väga ilusti välja toodud, et see on nagu tegelikult üks analüütilise psühholoogia nagu alustalasid tegelikult. Mm-hmm. Minust on hea huvitav, kuidas ta alles 2009 ütlesid ja et kuidas ta nii pikalt oli siis üldse peidus kuskil, et siin raamatu alguses kirjeldab ka, et see raamat oligi tal nii-öelda lähikondlastele, et ta ka, ma ei tea, kas kui õigesti ma nüüd mäletan, aga ta mingil määral ka kartis seda avaldada, sest et inimesed, et võiski arvata, et ta on hull, on ju, või see aeg, või see raamat oli ka mingil määral siis nagu ajast ees või täna meil on, tänasel inimesel on kuidagi kergem seda raamatut nagu vastu võtta, et no jaa, sellepärast, et meil on ka olemas juba kontekst, kes on Jung ja mida ta on nagu loonud
ta on olnud siiski nagu väga oluline mõtleja ja väga oluliselt muutnud psühholoogiaga võib-olla ka nagu üldse kultuuri nagu seisu, et meil on olemas mingi kontekst. Aga kui sa oled nagu igapäevaelus ja sa oled mingi nagu tegelane, kes mõtleb oma teooriaid välja ja siis on seal nagu ja see tema elu ei olnud tegelikult mingi nagu nuga läbi võiminek, mõnes mõttes oli ka, aga nagu intellektuaalses mõttes ei olnud, et tal oli kogu aeg nagu vastuseisjaid ja et kui sa nagu oled selles seisus ja nagu mõnes mõttes oled tunnustatud ja samas sul on nagu palju selliseid oponente ja siis nagu anda neile veel nagu hambusse mingi selline nagu teistmoodi tükk materjali, mida ei pruugita õigesti mõista, siis see võibki olla kahtlane, aga minu meelest Jung ise ei öelnud nagu sõnaselgelt, et seda ei tohi avaldada ja ta ei öelnud, et seda peab avaldama, et see oli selline nagu, ta jäi nagu selliseks nagu halliks alaks, mida siis sugulased arvasid, et pigem on parem mitte avaldada. Okei. Veel oli juttu Jungi seltsist ja Facebooki lehest ja täna oli ka palju juttu analüütilisest psühholoogiast, et kui kellelgi, et kuidas meil üldse Eestis ütleme, kuidas üldse see protsess nagu välja näeb, kui sa näiteks tahad saada, kuidas üldse, kas seda jäetakse teraapiaks või kuidas see, ütleme, välja näeb siis see analüütiline psühholoogia nagu niiviisi, et kui ma istun koos siis analüütikuga nii-öelda laua taga või Aga siin oli päris mitu küsimust korraga. Et kõigepealt jah, meil on tänasest jutuajamisest läbi käinud, et kõigepealt meil oli Jungi selts ja ta kõigepealt oligi Jungi selts. Aga tänaseks päevaks me oleme selle ümber nimetatud Eesti analüütilise psühholoogia seltsiks. Ja meil on Eesti analüütilise psühholoogia ühing ja sellel on ka oma nii koduleht kui Facebooki leht. Meil on Eestis 6 rahvusvaheliselt tunnustatud analüütikut ja meil on üks õppegrupp, kus on praegu 13 õppurit, kes on protsessis saamaks analüütikuks. Nüüd, kuidas nagu reaalselt nagu see protsess välja näeb, kui inimene tahab tulla analüütiku juurde, siis kõigepealt on see nagu lihtne kontakti loomine ja aja kokkuleppimine. Aga mis seal ruumis toimub, on siis see, et nagu kõigepealt loomulikult toimub nagu üksteisega tutvumine, nagu selle põhjusega tutvumine, mis on seda inimest nagu toonud teraapiasse või analüüsi. Ja nagu kaardistamine, et millises valdkonnas mingid sellised tulipunktid asuvad ja ka ühtlasi kaardistamine, kas inimesel on nagu olnud varasemaid vaimseid probleeme, milline on tema nagu sotsiaalne seisund, kas tal on sõpru tuttavaid, milline on tema suhe oma unenägudega, milline on tema nagu, kas ta on nagu suhtes, kas tal on lapsi ja kõik sellised nagu teemad ära kaardistatuna ja selle aja jooksul tegelikult, mis võib-olla on isegi olulisem kui see sisu, millest räägitakse, on see, et need 2 inimest tegelikult tunnetavad üksteist, et kas on klikk või ei ole klikk. Ja jällegi Jung räägib sellisest nagu keemilisest protsessist, et analüüs on selline protsess, kus kui asjad sujuvad, siis muutuvad mõlemad osapooled ja mõlemad on saba ja sarvedega sees. Ehk see peab olema selline protsess, kus see ei pruugi sulle meeldida ja ka analüütik ei pruugi sulle otseselt meeldida, aga seal peab olema nagu mingi selline usalduse teke või selline tunne, et sa saad selle inimesega töötada. Ja kui see nagu tunne on nagu esialgne tunne, loomulikult see nagu võtab pikka aega. See on saavutatud, siis hakatakse regulaarselt koos käima ja regulaarselt on siis kas nagu vähemalt kord nädalas, võib-olla ka 2 korda nädalas, võib-olla 3 korda nädalas ja selle protsessi pikkus on väga erinev, aga sageli enamasti see ikka küünib aastatesse. Ja see on selline väga nagu
individuaalne muidugi, aga ta on selline pikk ja põhjalik ja nagu sügavuti minev protsess, kus keskendutakse just nimelt sellele, mida selle inimese alateadvus toob. Ehk siis seal protsessis ei ole niimoodi, et analüütik ütleb, et täna räägime me sellest või räägi mulle sellest, kuidas sa nüüd selle probleemiga mõtled toime tulla või ma arvan, et sa peaksid tegema seda ja seda, või et ma annan sulle koduülesandeid, tee seda ja seda. See ei ole niimoodi. Et see käib niimoodi, et see inimene ise tuleb kohale, istub maha või diivani peale või heidab ka pikali, mõni eelistab sellist töövormi. Ja siis tal on kas mingid asjad, mis on nagu eelnevast nädalast või sellest eelnevast mitte kohtutud perioodist kuidagi emotsionaalselt olulised olnud. Et tal kas tulevad need ülesse, ta tahab nendest rääkida, mis on olnud olulist, või siis ta toob mõne unenäo, mida ta on vahepeal näinud ja me analüüsime seda unenägu, aga väga oluline selle analüüsiprotsessi osa tegelikult on selle suhte analüüs, mis seal ruumis aset leiab. Sest kõige efektiivsem nagu viis mingile nagu sõlmkohale pihta saada on teha seda siin ja praegu suhtes. Ja seal suhtes kipuvad elustuma need samad asjad, mis elustuvad selle sama inimese suhetes nagu väljaspool. Et kui sul on nagu, jungiaanlikus keeles jällegi, kui sul on nagu positiivne emakompleks, siis, ja positiivne emakompleks tähendab seda, et sa nagu sinu nagu põhiline tunne ema suhtes on nagu pigem positiivne, et sa oled nagu sealt palju saanud, see võib olla ka nagu liiga positiivne selles mõttes, et sa idealiseerid oma ema, et siis sa paned selle positiivse ema kompleksi või ka isa kompleksi, see ei sõltu analüütiku soost eriti, et sa paned selle analüütiku peale. Sa hakkad nägema temas neid asju, mida sa nägid oma emas või isas. Ja kui sul on piisav usalduse määr, siis saab neid asju nagu jooksvalt väljendada. Nad on väga lapsikud asjad mõnikord. A la, et see viis, kuidas sa seda lauset ütlesid, tekitas mul tunde, et ma ei ole oluline. Või et mida sa mulle nüüd praegu ütlesid, et seda, et minu käitumine oli siis nüüd nagu tingitud nagu sellest ja sellest ja sellest või ja läbi selliste nagu siin ja praegu kogemuste saame me ligi nagu sellele tegelikule materjalile, mis on selle kompleksi sisu ja et seal toimuvad ka muutused, kui see teadvustada ja siis üks oluline analüütiku roll on ka see, et meie ülesanne on analüüsida. Et olla selle inimesega seal protsessis ükskõik, millest ta nagu läbi läheb. Ja ta võib läbi minna nii idealiseerimisest, ehk et mitte, meie ei võta seda idealiseerimist, jube mõnus on, eks ole, kui keegi ütleb, et sa oled nii tark ja ilus ja sinu juures on nii hea käia, mul on alati nii hea ja et väga lihtne on lasta sellel kuidagi nagu enesehinnagu kõrgele minna ja siis nagu käia seal pilve sees. Aga oluline on analüütikul jääda neutraalseks ja samamoodi selle teise poolega, mis võib-olla on isegi veel olulisem, et sageli on niimoodi, et seda nagu negatiivset poolt, seda agressiivset poolt me ei ole saanud väljendada. Ei ole saanud väljendada näiteks sellepärast, et me tajume oma vanemat liiga nõrgana selleks, et me saaksime seda nagu välja öelda. Või siis vastupidi, me tajume vanemat hävitavana, et kui me nagu väljendame oma mingeid vihatundeid, et siis ta maksab meile kätte. Et kui analüütik seal siin ja praegu elustuvas nagu problemaatilises suhtes ei ela ennast välja, ei võta seda rolli vastu, et ma hakkan nüüd kas nagu kätte maksma selle eest, et sa mu peale vihane olid või langen masendusse sellepärast, et sa mind ründasid. Et siis saab see muster ka muutuda, et sa saad selle kogemuse, mismoodi saab väljendada viha nii, et teine ei lähegi katki. Et meie roll on analüüsida ja olla seal ja nagu vastu võtta kõik projektsioonid ise nendega mitte kaasa minnes. Väga huvitav. Tahad veel midagi lõpetuseks
öelda Jungiga seoses või mis iganes või? ei no siin võiks ilmselt päevade kaupa rääkida, et Jungist ja Jungi allusest on rääkida küll ja küll, aga ma tean, et sul on tulemas veel 2 inimest siin, et las nad räägivad oma. Jaa, aga suur aitäh sulle, et tulid ja mul oli väga põnev ja loodan, et kuulajal ja vaatajal ka ja aitäh, et kutsusid ja aitäh, et andsid võimaluse analüütilisel psühholoogial ennast ka natukene näidata. Ja aitäh Toomasele ka, et kes hoolitses kõlarit või heli ja pildi eest, et soovitan kuulata, Toomasel on ka oma podcast Vabriku seminar, vaadake YouTube'ist, Spotify'st või Apple podcastist, et kõik teemad, millest mina tahaks rääkida, aga ei jõua, kostuvad seal, et järgmiste kordani.